Ma alustan endalt poolt. Tere teile kõigile, kes te tulite Tartumaa toiduvõrgustiku esimesele veebiseminarile. Võib-olla tuleb meid siin veel juurde, aga tasapisi saame pihta hakata. Mina olen Katri Kuusk, olen Tartumaa Arendusseltsist toiduvõrgustiku koordinaator. Me tegelikult mõtlesime, et kui te siin vähegi oleksite nõus, et siis võiks teha ka väikese tutvustusringi, et kes te siia kogunenud olete. Et siis esinejal ka võib-olla parem. Võib-olla ka tunnete juba üksteist kõike, aga mina veel teid ei tunne. Ja võib-olla alustaks, kui siin kas Anneli tutvustaks ennast ka, kes ta on. Siin vaatan tähestiku järjekorras. Või võtame järgmise, kes valmis oleks. Kadri? Eks ma siis alustan. Kadri Leetsar, Tartu valla valitsus, hankespetsialist. Mina olen siis see, kes meie haridusasutustele hangib toorainet. Aitäh. Anneli, kas nüüd soovid rääkida? Ei? Aga siis Krista. Ja, tere. Ma veidi hilinesin, vaatasin, mis siin tegema peab. Elvast, mina, Elva teenustest. Mis rääkima pidi? Tutvustama lihtsalt tutvustama lühidalt, jah. Jah, et meil on sihtasutus Elva teenused, toitlustame kõiki Elva valla haridusasutusi, hangime toiduaineid. Aitäh. Nii, Anneli kirjutas, et tal ei ole mikrofoni. Aga siis, mis veel? Margus. Margus kuuleb meid. Või siis Mart on äkki valmis. Tervist. Kas on kuulda? Ja on kuulda. Ja, Mart Keerutaja on Kastri valla valitsusest ja meil on ka päris palju kohti, kus me toitlustame lasteaiad, koolid, hooldekodu. Ja hetkel meil keskselt seda hanget ei ole, aga ilmselt mingi hetk tuleb see teha. Ja on ka see eesmärk, et kuidas neid hankeid teha nii, et need seniseid kohalikke tarnijaid ei jätaks kõrvale või nad ka seda maheosa seal suurendada. Et sellepärast oleme nagu suure huviga alati juures olnud. Aitäh. Nüüd vaatan, Anneli on ka kirjutanud, võib-olla te ka näete, aga ta on lasteaed Helika majandusjuhataja. Kas Margus saab rääkida meiega? Margus kirjutas ka, et tal vist ei töötanud mikrofon. Okei, aga Merle kuulab meid. Ja, tere. Mina olen Merle ja ma olen Tartu rakendusliku kolledži üks osakonna juhatajatest, kes on ka aastaid olnud seotud toitlustushangete spetsifikatsioonide kokkupanemisega siin pagari ja kondiitritoodete vallas ja siis ka näiteks lihatoodete vallas meil on sellised õppeteekojad. Ja siis ei ole nagu üldse kokku puutunud selles mõttes sellise keskkonnahoidlike tingimustega ja mõtlesin, et ka selline õppe osas oleks meil see ka nagu hästi oluline teadmine, et sellepärast ma siin täna olen. Tore, aitäh. Nüüd enne, kui ma annan Sirlele sõna, siis me ennem läppisime kokku ka, et tegelikult kui teil on küsimusi siin ettekande ajal, et siis te võite vahepeale kohe julgelt küsida. Aga võib ka kirjutada küsimused chati ja siis pärast ettekannet saab kõik läbi arutada. Nii, ma annan sõna Sirle Sõstra-Orule linnavalitsusest, kes räägib meile keskkonnahoidlikest tingimustest hangetes. Palun. Ja, tere. Ma vabandan, et mul ei ole täna pilti. Enamus vist teavad tegelikult mind ka nägupidi, nii et selles mõttes mõelge pilt palun juurde. Et minu ettekanne hõlmab siis täna seda osa, mis puudutab just seda toitlustusteenuste hangetes keskkonnahoidlike tingimuste rakendamist. Aga ma loodan, et
te saate ikkagi siit mingeid kasulikke mõtteid ka enda jaoks või vähemalt tekib äkki mingi diskussioon, et kuidas saaks või võiks. Meil on siis Tartus teenusepakkujatega ehk siis toitlustusettevõtted, eraettevõtted, kes toitlustavad Tartu linna koole. Kõikides Tartu linna koolides on üks väikene erand, milleks on siis Tartu Maarja kool. See on erivajadustega laste kool, seal on hästi väike õpilaste arv ja sinna on siis praeguse hetkeni jäetud veel linnapalgal olev kokk. Ja hetkeseisuga on 9 Tartu linna lasteaeda, kus on teenusepakkuja. Nüüd kohe lisandub järgmisse hankesse 3 veel juurde, ehk siis sügisest on neid 12 ja niimoodi laias laastus pooleks, siis võib öelda, et alates sügisest on pooled teenusepakkujaga ja pooled on siis endiselt oma linna palgal olevate kokkadega korraldatud. Toitlustushankeid viiakse läbi Tartus tsentraalselt, mis siis tähendabki seda, et mina töötan Tartu linnavalitsuses vanemspetsialistina, aga minu tööülesanneteks ongi siis Tartu linna koolides ja lasteaedades nii tervislikkuse edendamine siis omavalitsuse poolt kui ka nende riigihangete läbiviimine senini tõepoolest ainult siis toitlustusteenuse leidjate poole pealt, et mina selliseid hankeid tänaseks veel teinud ei ole, kus me toorainet hangiks näiteks nendele ülejäänud lasteaedadele. Me oleme küsinud lasteaedade käest, kas nad soovivad, vajavad nad abi selles. Praeguseni nad ei ole seda soovi avaldanud, aga meie valmisolek on olnud tegelikult olemas selles osas. Ja kui selleks peaks mingi hetk soov tekkima, siis ilmselt tuleb see ka minu töölauale. Kuigi hankeid viin läbi mina linnavalitsuse poole pealt, aitan selle läbiviimise siis korraldada hankemeeskondade moodustamisest kuni lõpuks siis hindamiste ja otsuste allkirjastamiseni ja kogu teabevahetus, mis riigihangete registris toimub selle poole pealt, siis lepingut sõlmib ikkagi haridusasutuse juht, olgu ta siis lasteaed või kool. Ja tänane praktika on meil niimoodi olnud, et koolides sõlmitakse lepingud 5 aastaks ja lasteaedades circa 3. Kooli köögi ja sööklaruumid on meil niimoodi, et sööklaruumides see mööbel on siis nagu kooli või linna oma, aga köögid tuleb siis pakkujatel ehk nendel teenusepakkujatel, kes siis hanke võidavad, iseendal sisustada. Ehk see investeering tuleb neil teha ja seetõttu me oleme ka hoidnud seda joont hetkel, et see investeering ära tasuks. Need hanked on siis 5 aastaks. Ja lasteaedade köögiruumid on meil linna poolt sisustatud. Kohalik omavalitsus on selle eest hoolitsenud ning seal on ka siis 3 aastaks. Koolides teatavasti on siis ka õpilaste arvud oluliselt suuremad, lasteaedades väiksemad. Et siit tuleb ka see väikene võib-olla selline erinevus või see joon mõra vahele, et lasteaedades siis oleme tulnud nii palju vastu, et jah, et seal me ei lase neid lasteaia kööke sisustada, vaid oleme selle ise ära teinud, et laste arv on väike ja lepinguperiood on ka lühem. Ja Tartu hanketes siis see 5 aastat peaaegu, siis mis minul kohe täitub linnavalitsuses, oleme viinud toitlustushankeid läbi niimoodi, et alati on hind 100% ette antud. Ette on antud 100% ka kõik tingimused. Üks asi on siis määrus, mis kooli ja lasteaia toitu nõudeid reguleerib riiklikul tasandil. Ja siis teine pool on siis meie enda välja töötatud lisatingimused, millest ma ka peagi täpsemalt räägin.
Toidupäeva hinnad lasteaedades koosnevad meil mitmest komponendist. Üks on lasteaedade toidupäeva hinnas, siis senimaani tegelikult ei ole olnud siis seda riigi komponenti, mis kooli toidu hinnas on see 1 euro. Ehk siis lasteaedade puhul on see valem selline, et tegevuskulu maksab linn ehk kohalik omavalitsus ja tooraine kulu maksab siis lapsevanem. Ja hoolekogu ehk lapsevanemate esindajad siis kogunevad vastavalt siis sellele, kui tihti neil on vaja seda toitlustuse teemat arutada ja seda sealjuures siis ka hinnateemat ja siis otsustatakse, et mis see hind võib olla. Need lasteaiad, kus on toitlustusteenuse osutaja ehk eraettevõte, seal sageli on ka niimoodi, et nendel koosolekutel siis viibib sellesama toitlustusettevõtte esindaja, kes siis ka aitab natukene tuua neid andmeid välja ja argumenteerida siis, miks, kui palju on vaja seda hinda korrigeerida ja tavaliselt ikkagi see korrigeerimine käib ülespoole. Nüüd eelmisest suvest meil senimaani oli ka niimoodi ühesõnaga, et need tegevuskulud olid ka lasteaedades natuke erinevad, sest sellest olenes, et mis aastal oli see hankeleping alganud, aga eelmisel suvel siis sai vaadatud see pool ka üle ja ühtlustati üle linna kõigi hankelepingute raames need tegevuskulu hinnad. Selleks sai siis 2,35 eurot toidupäevas lapse kohta, ehk siis selle 3 toidukorra kohta on tegevuskulu 2,35, mis siis ühe lapse eest nagu maksab linn toitlustajale. Ja kuna meil on päris mitu asutust sellist, kus on kõrval näiteks hoid, see ei ole samas majas, kus on lasteaed, siis tekib seal transpordikulu ja tundus päris ebavõrdne, et see senini on niimoodi olnud või niimoodi tähendab oli, et siis vahet ei ole, kas sul on selle transpordielemendiga lasteaed või sul ei ole, tegevuskulu sa saad ühtemoodi. Ja seetõttu siis eelmisest sügisest lisati ka siis Tartu linnavalitsuse otsusega kõigile nendele lasteaedadel, kus transport toimub ühest majast teise, ka eraldi transporditasu. Koolilõuna hinnad said ka eelmine aasta värskelt üle vaadatud ja need olid tõepoolest meil 4 aastat seisnud paigal. Selleks siis tuli tõepoolest elementaarne elukallidusest tulenev surve ja lisaks siis ka natukene neid muid asjaolusid, mis siin samamoodi neid hindasid kõrgendasid ja tegid ka mitme tooraine saadavuse päris keeruliseks, mistõttu ka see tõusis kohe, et see sõjaelement, siis uued hinnad hakkasid kehtima septembrist. Need on teil praegu minu ekraanilt siis näha siit slaidilt. Ja need hinnad siis sätestati 9 õppeaastaks. Sai otsustatud ka seal samas, et selline 4-aastane seisak ei ole normaalne, sest me näeme, et iga aasta toimub elu kallinemine. Toimub alampalga kasv, toimub kõigis teistes valdkondades samamoodi hinnatõus. Ja siis sai ka muu hulgas otsustatud seda, et edaspidi iga aasta koolilõuna indekseeritakse. Ja poole siis hinnatõusust annab hindade tõus ja poole palgakasv. Ehk siis DHI komponendist mittealkohoolsed joogid ja toiduained, ainult need 2 komponenti, mitte terve DHI, sest seal on ka kinopiletid, igasugune muu, mis üldse koolilõuna hinda ei mõjuta. Ja teine pool siis alampalga kasv. Ja nüüd siis oligi niimoodi, et seda võetigi siis nüüd märtsi seisuga. Märtsi seisuga võeti nüüd need eelmise aasta DHI komponendid, millest ma just rääkisin ja on teada juba siis, et sügisest 2023 1. septembrist
on meil Tartus koolilõuna hinnad järgmised, nagu juuresoleval pildil näha. Ja need hinnad siis juba sisaldavad kõiki nii riigi toetust, kohaliku omavalitsuse toetust, PRIA toetust. Ja siin on eraldi välja toodud ka, millise osa moodustab siis lapsevanema poolt makstav summa. Ja Maaeluministeeriumi mahetoetus, olete kõik sellega kursis, ma ei kahtle, see siis võeti suvel vastu ja tõepoolest siis ka nendele kooli- ja lasteaiatoidu hindadele siis üks komponent lisandus ja see on siis seesama mahetoetus. Niimoodi lühidalt öeldes, see on hästi pikk tegelikult meetme nimetus, aga me nimetame seda lühidalt mahetoetuseks. Usun, et kõik saavad aru, millest ma räägin. Ja koolides siis 15 senti õpilase kohta koolilõuna eest ja lasteaias 3 toidukorra eest 25 senti päevas. Tänaseni on siis haridusasutustes pakutava toidu valmistamisel lähtutud määrusest, linna poolt seatud nõuetest ja lisaks siis ökomärgis, mille pidi siis toitlustaja taotlema ja kas siis vähemalt 20% toorainest on mahe või siis 51 ja praegult siis viimastes hangetes on nii olnud, et 20 on kohustuslik, 51 vabatahtlik. Nii, nüüd see on siis see kõige põnevam osa selle esitluse juures, et eelmine, valetan, jaanuaris lõpuks Tartu linnavalitsus otsustas siis, et proovime, piloteerime ka kohaliku tooraine eelistamist, kui kohaliku toorainet eelistada ei tohi. Ehk siis see on see teema, kus on meil väga suur selline ühisala, mille nimel me iga päev pingutame ja mõtleme ja käime koos ja arutame, kuidas me seda teha saaks. Ja sai siis niimoodi otsustatud, et rakendada seda keskkonnahoidliku tingimusena ja said pandud sellised parameetrid, et see, kui toitlustamisel siis kasutatav tooraine pärineb linnulennult maksimaalselt 300 kilomeetri raadiuses Tartu raekojast ja seda kasutatakse 60% ulatuses kogu toitlustamisel kasutatava tooraine mahust, siis saab toitlustaja sellest 2,5 punkti. Ja kui nüüd seesama linnulennult tooraine päritolu on 130 kilomeetrit Tartu raekojast, ja see on 30% ulatuses kogu toitlustatavast tooraine mahust, siis veel 2,5 punkti lisaks. Ja et keskkonnahoidlike tingimuste eest antav punkti summa jääks samaks ehk 10, siis me vähendasime nüüd 51% mahetooraine pakkumise eest antavaid punkte 5-le. Ehk siis 5 pluss 2,5 pluss 2,5 teeb kokku endiselt 10. Et varem sai lihtsalt maheda eest 10, kui oli see 51% tagatud. Nii, ja nende keskkonnahoidlike tingimuste rakendamiseks suunised on siis ikkagi tulnud poliitikutelt eelkõige. Tartu linnas siis 2019 tuli linnavolikogu ettepanek mahetoidu osakaalu tõstmiseks 50% ulatuses kõikide Tartu lasteaedade ja koolide menüüdes. Meil on Tartu linna arengukavas hooliva linna peatükk ja selle all on samuti välja toodud, et mahedat ja tervislikku toitu siis Tartu linna allasutustes ja linna poolt korraldataval üritustel kasutatakse. Ning viimane koalitsioonileping, mis sõlmiti siis mitte nüüd see eelmine sügis, vaid üle-eelmine sügis juba. Ka seal on välja toodud, et haridusasutustes pakutakse võimalikult kvaliteetset, mitmekesist, mahedat ja eestimaist toitu. Ja toetatakse ka tervisliku toitumise programme koolides ja lasteaedades. Ning seesama säte, millest ma eelmises slaidis rääkisin, see tuli ka siis Tartu linnavalitsuse korraldusena, kus siis see tooraine päritolu üle otsustamine käis. Siin on veel nüüd natukene
sellest, kuidas me senimaani oleme neid punkte andnud läbi aegade, et 2018 sai esimest korda üldse seda mahedat kasutatud hankes. Ja siis oli ta kaubagruppide lõikes ja lihtsalt pidi kinnitama, et 25% ka siis teraviljatoodetest, lihatoodetest või puu- ja köögiviljadest on mahe ja siis saab 10 lisapunkti. 2020 me esmakordselt siis panime hankesse selle, et 20% on juba kohustuslik ja 51 alates on siis vabatahtlik. Miks 51, mitte 50, sellepärast et see ökomärgis on selline, seal see 50% kattub, samamoodi nagu 80% kattub. Et kui mul eesmärk on saada see, et see toitlustaja pakuks või taotleks selle ökomärgise 50–80% on mahe, siis on oluline välja öelda see, et see peab olema rohkem kui 50%. Sest vastasel korral ta võib ka kinnitada küll, et ta vähemalt 50% pakub mahedat, aga ökomärgise taotleb ikka 20–50% on mahe. See on siis sellepärast. Nii, ja siis veel kord siin ka nii-öelda mustvalgelt seesama asi, et milline muudatus siis nüüd aasta alguses tuli ja me tõepoolest seda nüüd koolihankes praktiseerisime. See hange on vaidlustatud ja eelmine reede tuli ka VAKO otsus selle kohta. Ma ei tea, kui paljud teist on ise selle otsusega tutvunud, see oli üle 50 lehekülje. Põhimõtteliselt ei ole ju keelatud seda nii-öelda seda toorainet sellisel kujul hangetes kriteeriumina kasutada. See ei ole keelatud. Pigem on seal küsimus ikkagi selles, et kust tulevad osakaalud 30% ja 60%. See jäi arusaamatuks, seda me ei ole põhjendanud oma hankedokumendis. Ja see on siis küsimärk. Ja lisaks on probleem selles kontrollis. Ehk siis teatavasti Eestis on selline seadus, mis nõuab, et tooraine päritolu peab olema pakendil. Ja see pool ongi natukene segane, et kui meie ise neid pakendeid nüüd ei näe, eks ole, et kuidas ikkagi see toitlustaja saab ja kuidas ta peab meie silmis siis selle asja ära tõendama. Et need on need probleemsed kohad, millega on vaja edasi tegeleda. Ja praegult on see teema uuesti meil Tartu linnavalitsuse liikmete ehk siis abilinnapead, linnapea juures arutlusel ja me praegu siis kujundatakse seda seisukohta, et kuidas me siis nüüd siit edasi lähme. Nii et selles osas ma teile ei oskagi veel mingit tagasisidet või vastust anda, aga see on arutlusel ja mingi seisukoha me peame kujundama. Et kas siis võetakse need tingimused ajutiselt välja ja me uurime edasi või toimub ikkagi mingisugune riskimine siin ja mõeldakse välja, kuidas me saaksime seda, et selle nimel töö käib ja see osa on praegu lahtine endiselt. Aga jah, selles osas nagu eelnevat kohtupraktikat ei ole, kogemust ei ole Eestis, nii et igal juhul on see selline teema, mis nii-öelda vajab läbimõtlemist ja ilmselt siis ka vaidlemist. Ökomärgiga olete kõik tuttavad, et see on see, millest ma ennem rääkisin. Ja praegult on siis seis selline, et 12 koolis on meil siis madalam ökomärgis, 9 on kõrgem ökomärgis kasutusel. Lasteaedades on ka nii, et suuremas osas on ikkagi see väiksem vahemik ja 6 Tartu linna munitsipaallasteaias on see kõrgem vahemik ja 4 hoius ka on siis see kõrgem vahemik ehk siis 50–80% toorainest on mahe. Ja lisaks siis natukene räägin ka nendest lisanõuetest, et nende eesmärk on siis olnud tõsta seda kooli- ja lasteaiatoidu kvaliteeti, sest minu arvates see 2008. aasta määrus enam ei ole piisavalt pädev, et elu on edasi läinud ja
õpilaste vajadused ja soovid, lapsevanemad on teadlikumad, et kõiki neid asjaolusid arvestada, siis meile tundus, et on vaja eraldi selliseid suunavaid nõudeid hankesse, mis siis aitaks seda kvaliteeti tõsta ja võib-olla annaks selgema pildi ja suunise, mis on meie ootused. Ja mida me oleme näinud nende hangete läbiviimisel siin Tartus on see, et mida täpsemini sa need asjad kirja paned, seda kindlam on ikkagi, et sa need asjad lõpuks saad ka. Et ma olen ka nõus sellega, et ei maksa üle reguleerida ja võib-olla mõnes kohas mõni asi lepingus näiteks tundubki, et on üle reguleeritud ja mõni toitlustaja on ka võib-olla seda ütlenud teinekord, aga need kõik on tulnud põhjusega elust enesest, et kuskil on tekkinud see, et üks tõlgendab seda asja ühtemoodi ja teine teistmoodi ja siis lihtsalt ei saa teisiti, kui seda asja on vaja nagu reguleerida väga selgesõnaliselt. Ja selle tehnilise kirjelduse eesmärk siis laias laastus on see, et suur rõhk on pandud mitmekesisusele ja nendele valikutele ehk valikurohkusele. Ja lisaeesmärk on siis see, et nendes menüüdes teadlikult ikkagi kasutatakse ka kaunvilju, vähendatakse piimakoguseid, suurendatakse köögi- ja puuviljakoguseid erinevates toitudes. Ma ei räägi siin ainult salatitest või vahepaladest, vaid ka näiteks magustoitudest, smuutidest, kõigest nagu sellistes toitudes ja ka lisatud suhkruid vähendatakse siis. Et meil on tehnilises kirjelduses välja toodud sellised kätted näiteks, et koolitoidu puhul, et vähemalt 2 korda nädalas peab olema see portsjontoode praes ja peab olema 2 valikut igal praepäeval ja igal supipäeval, et ei ole ainult üks valik. On siis nii lihaga või kalaga ja siis liha ja kala vaba toit. Ta ei ole vegan toit, mida mõni ekslikult arvab, see on lihtsalt liha ja kala vaba toit. Ta ei ole ka taimetoit, sest sa võid seal loomset valku kasutada näiteks nagu muna, aga valdavalt see piirdubki sellega, et see ainuke võib-olla loomne valk, mida seal mõnes toidus on kasutatud, ongi muna teinekord nagu sidusainena. Aga üldiselt nad on ikkagi sellised köögiviljade ja kaunviljade baasil siis erinevad road. Ka portsjontootena, mitte ainult pajaroana, vaid ka portsjontootena. Ja suppide puhul siis samamoodi, et üks supp siis peab olema liha või kalaga ja teine võib olla liha ja kala vaba. Ja üldiselt nii on ka, et üks ongi siis liha ja kalaga ja teine on liha-kala vaba. Ja tavaliselt ongi siis ka soad või läätsed või mis iganes sellised kaunviljad, mis siis ka seda taimset valku seal tagavad selles toidus. Siis salatikomponendid on meil eraldi lastud serveerida, et just selle mõttega ka jällegi, et kui neid salateid vanasti kokku segati, siis väga meeldis maitsestada neid konservananassiga, konservaprikoos, ühesõnaga said hästi suhkrurikkad magusad nagu vedelikud, mis lisati. Pandi väga palju ka mingisuguseid mahlasid, pakimahlasi, mis on samamoodi päris kõrge siis suhkrusisaldusega ja mis tegelikult lõpuks seda maitset ikkagi moonutavad seda köögivilja, naturaalse köögivilja maitset. Ja mida väiksemad need lapsed on, ütleme eriti, kui me räägime siin sõimerühmadest ja ikkagi noorematest lasteaialastest, siis tegelikult täiesti puudub vajadus nende toite üle maitsestada ehk siis seda maitsestust nagu üle reguleerida, et täiesti piisab naturaalne köögivilja ja puuvilja maitse, et tegelikult see on see, mida laps ju võiks ja peakski õppima nii-öelda kogema, et mis see loomulik orgaaniline maitse on. Ja ka see, et sageli olid nendes salatites kas rosinad või mingi selline komponent, mis ei sobinud lapsele ja siis oli hästi palju seda, et sa ei jõua nagu a la carte restorani ju pidada, eks ole, seda koolisööklat või lasteaia ütleme sööklat, et sa pead ikkagi mõtlema nagu, et suurem osa lapsi seda sööks
ja kui ta ei söö seda ühte komponenti, ehk ta sööb seda teist ja tegelikult selle nõudega me oleme päris kenasti selle asja saanud ära lahendada. Et nüüd on siis niimoodi, et lapsed võtavad sealt neid komponente, mida nad tahavad võtta. Et kas nad tahavad seal lehelist võtta ja tomatit või tahetakse võtta redist ja hernest või riivitud porgandit ja näiteks ka kodujuust on meil palutud kartulipäevadel eraldi serveerida, et ta ei oleks millegagi kokku segatud ja see toimib suurepäraselt. Ja siis veel lisaks on jah see vahepalad, need puu- ja köögivilja lõigud, et see värske kraami valik on hästi lai igapäevaselt. Just nagu praepäevadel, et supipäevadel siis loomulikult salati komponente ei ole, aga siis on ka ikkagi need vahepalad on ka ikkagi nii puuvili kui köögivili, et mõlemad peavad olema ja siis nädala lõikes peab olema see vaheldusrikkus tagatud. Et miks ma ka sellest tehnilist kirjeldust rääkisin, sest kui vaadata lihtsalt seda, et ühtepidi mahetoorained, miks Tartu linn kasutab mahetoorained kooli ja lasteaia söögis, miks me oleme seda pidanud vajalikuks, siis just sellepärast, et see on ikkagi tervislikum. Seal ei ole neid pestitsiidide jääke ja nad on orgaaniliselt kasvatatud. Igasugused uuringud kinnitavad seda ja meie enda tõekspidamine on ka see. Ning kui rääkida siis tervislikkusest Tartu linna koolides ja lasteaedades, siis jah, ainult mahedaga kahjuks ei tee kõike tööd ära, vaid on vaja vaadata ka seda laiemat pilti ja just see, mis on olnud selline valukoht, et meil on suured koolid, lasteaiad, meil on ikkagi üpris suur rahvaarv siin Tartus ja see osa, kes seda teenust tarbib, nende sellist arvamust ja ettepanekuid tuleb ka kuulata. Ja kuna ma ka enne ütlesin juba, et me ei saa teha nagu iga lapse või õpilase jaoks seda toitu selliselt, nagu just tema tahab, siis me oleme otsustanud, et me jätame sellele õpilasele ja lapsele võimalikult siis laia sellise või suure paindlikkuse, et nii palju, kui siis selle koolitoidu ja lasteaiatoidu pakkumise raames on võimalik, et ta saab siis tõesti sealt valida ise, mida ta tahab. Et kas ta sööb peeti, kas ta sööb porgandit, kas ta sööb salatilehti, mis iganes, et ta ei pea nokkima sealt salatist neid komponente välja, et üldse mingisugune kogus köögivilja kätte saada näiteks. Ja sama siis ka soojade lisandite osas, et vähemalt 2 peab olema pakutud. Aga sageli, mida me näeme, on see, et neid lisandeid on ikkagi pigem 3 ja on olnud ka isegi 4. Et näiteks on ka mingist eelmise päeva koolilõunast tellitud mingisugune lisand, mida on üle jäänud, mida pole nii palju näiteks ära tarbitud, siis pakutakse seda veel ka järgmine päev lisaks. Aga minu poolt on praegult kõik ja siis ma kuulan hea meelega küsimusi või siin võiks siis mingi arutelu tekitada. Aitäh! Aitäh Sirlele, kas on kellelgi küsimusi? Või mingeid oma kogemusi, mõtteid jagada? No, nii, Margus kirjutab. Põhimõtteliselt on niimoodi, et iga kooli kodulehel on näiteks seal söökla või koolitoidu lõigu all kirjas, kes seal toitlustab. Lasteaedade puhul sama, aga siis nende lasteaedade puhul, kus see teenusepakkuja on. Ma ei ole kindel, ma ei teaks küll, et meil oleks Tartu linna kodulehel mingit sellist eraldi nimekirja või tabelit üleval. Ma arvan, et pigem mitte, kus oleks nüüd toodud ära, et eraldi ainult see info, et mis koolis või lasteaias mingi toitlustaja toitlustab, et minu teada mitte. Aga üldiselt meil on Tartus 5 toitlustusteenuse pakkujat praegult aktiivset. 4 lasteaias ja 4 koolis
et suurematest on siis Baltic Restaurants Estonia aktsiaselts ja Dušman Eesti osaühing. Väiksematest on koolides Aniri osaühing ja Toidutorn aktsiaselts. Ja lasteaedades siis on veel Lunchtime and Catering osaühing ka. Et kokku on nagu 5 toitlustajat, aga siis osad toitlustavad ainult koolis, vaid lasteaias. Tähendab, üks siis kummasti. Et see ring on jah selles mõttes üpriski kitsas ja selline iga hankega siis natukene muutub. Et olenevalt ja siis sellest, et kes parasjagu kõige parem sellel momendil on. Aga ma küsin, et aga neid iga hanke korraga mingid täitsa uusi tegijaid vist väga ei tule, et need on ikkagi need samad vanad olijad, kes hangetes osalevad. Jah, selle minu tööaja jooksul praegult ei ole küll päris sellist ühtegi täiesti uut minu arust tulnud. Ma mõtlen, meil küll tegi kunagi ühte lasteaeda keegi pakkumuse, aga seal oli lihtsalt nii palju möödapanekuid ja nagu kui ma õigesti mäletan, see oli just alguses, kui ma kohe tulin. Ja siis minu arust ta ei vastanud üldse vastavustingimustele või seal oli mingi selline asi, et ta hindamise etapp ehk üldse jõudnud või mingi selline asi oli ja peale seda rohkem ta ei ole üritanud ka, et parandada neid asju. Kas on veel kellelgi midagi küsida, kommenteerida? Tundub, et vist ei ole, aga suur aitäh, Sirle, Aitäh teile. tutvustuse eest ja tuletan siis kõigile ka meelde, et meil on järgmine veebiseminar tulemas 19. aprillil, siis on kolmapäevasel päeval, kus siis Rene Kiis Tartu turust räägib, mis võimalusi nad Tartumaa väiketootjatele pakuvad. Aga teile kõigile aitäh ja kohtumiseni. Ilusat päeva. Head päeva.